Igaüks, kes kunagi elus on pidanud paigaldama põrandaliistu, olgu see siis hobiehitaja või ka professionaal, teavad, kui lihtne on tulema see, et kuskilt jääb lõige irvitama ja tulemus ei rahulda ei ennast ega ka teisi. Tegin väikest uurimistööd ja jäin pidama siia Lincolna profipoodi, kus leidsin seina pealt põrandaliistu, millele märk küljes uus. Ja see tundub olevat selline liist, mille saab paika ilma lahtiste nurkadeta. Selle liistu teeb teistsuguseks see, et liistul on teistsugune konstruktsioon. Et liistu südamik on tehtud HDF-ist ja mis on kaetud siis plastikkattega. Liistu lõikamiseks kasutatakse eraldi giljotiini, mis siis ei lõika läbi seda plastikkatet, vaid lõikab selle tagantpoolt läbi, nii et plastikkate jääb terveks. Liistu painutamisel soovitatakse kasutada fööni, ehk siis antakse natukene kuuma ja samal ajal painutades siis ei teki seda valget riipu sinna peale. Nüüd inimeste jaoks võib-olla üks kõige tähtsam asi on see, et milliseid värvitoone on teil seda liistu saada, sellepärast kui ma siin Lincolna kaupluses ringi vaatan, siis erinevaid parkette, erinevaid tooni, erinevaid materjali on ikka väga-väga palju. Meil on olemas 7 erinevat tooni, pluss siis on ka valgete liistude valik. Valgeid liiste on 4, mis on erineva laiusega ja erineva profiiliga. No kindlasti teil on juba selge ettekujutus olemas, kuidas ta inimeste vajadused ära katab need 7 tooni, et kas kuskil jäävad tühjad kohad ka sisse või ikkagi sobitub praktiliselt igale üle? Tegelikult me oleme valinud need toonid just välja niimoodi, et need sobituksid võimalikult paljude erinevate põrandatega, erinevate toonidega. Kuidas selle giljotiiniga nüüd on? Kas te laenutate seda, sest ilmselt ühe korteri, ühe maja tegemiseks ilmselt giljotiini osta ei tasu? Ja, me laenutame seda. See on olemas nii siin Tallinnas meie profipoes kui ka Tartus, Pärnus, Viljandis meie esindustes. Aga kuidas sisenurgaga saab? Kas seal jääb samamoodi siis tagumine PVC kiht alles, kui see üldse seal on see PVC kiht või see toimub teistpidi? Ja, seal on see sama PVC kiht ja see jääb samamoodi alles. Täpselt nagu esimese küljega. Tegemist on MDF materjaliga, pealt kaetud plastikuga. Taas võib-olla inimeste jaoks, kes on veendunud puidu usku, ütlevad, paneks ikka puuliistu, see kestab. Neid kunstmaterjali, mine tea. Mida sa ütled? Ma ütlen, et see liist, mille südamik on siis HDF-ist, on väga vastupidav erinevatele löökidele ja ka niiskusele. Et kui tavaline MDF liist kipub üles punduma, kui ta saab niiskust või siis kergesti mõlki minema, siis selle liistul on selge eelis seal ees. Ole hea, selgita natukene lahti ka, mida see HDF tegelikult tähendab, et muidu on nüüd professionaalid omavahel ja teised kuulavad, ei saa päris täpselt aru. HDF on põhimõtteliselt hästi tihedasti kokku pressitud puidukiud. Ja HDF-i on kasutatud ka ja kasutatakse ka teistes põrandakatte materjalides, nii et selle liistu puhul ei ole mingi uudis. Just, seda kasutatakse ka mujal. Kui ma alustasin meie juttu selle mõttega, et ka inimesed ise teevad kodus remonti, ise paigaldavad, siis kas selle paigaldamine, kui lihtne ta on inimesele, kes ennem ei ole võib-olla selle tööga igapäevaselt tegelenud? Tegelikult ei ole mitte midagi keerulist selle juures, et kindlasti see giljotiin vajab natuke harjutamist, et kindlasti tuleks, kui nüüd need liistud endale soetada, siis võtta üks lisaliist, mida siis hakkida enne kui asud päris töö kallale. Inimene vajab tuge, te ilmselt annate siit nõu kaasa, aga kui kodus tekib ka veel, et kuidas see nüüd käib, mida see mees nüüd ütles, et mis ma pean tegema? Nüüd küsimus tekib ju alati ja kõigil, kust abi saada? Abi saab veebis on olemas hea koduleht kubu.life, kus on siis mitmeid õppevideosid, kuidas erinevaid nurki lõigata, et sealt saab kindlasti abi. Täpse töö tegemisel on märkimine ka alati ülitähtis, et kui ma seda giljotiini vaatasin, kui ma teen selle kriipsukese õige koha peale, siis seal giljotiini all mul on väga keerukas seda liistu õige koha peale panna, et kuidas see märkimistöö käib? Selleks on olemas komplektis eriline joonlaud
millel on siis vastavalt, sõltuvalt liistu paksusest on erinevad märgid peal, mida saab siis märkimiseks kasutada, et nii sise- kui välisnurka lõigates. Et kui sa teed märgi sinna, kus peab olema lõige, siis seda märki sa ei näe lõigates. Ja nüüd üks asi veel, rääkisid seda, et on võimalik seda giljotiini ja ka kuuma õhupuhurit teie käest laenutada. Teised mehed on kindlad mehed, et kui ma tulen kuidagi moodi toime, ma hoian raha kokku. No, kui kallis see tööriistakomplekti rent siis on? Tegelikult see ei ole kallis, et see teeb elu oluliselt hõlpsamaks liistupaigaldusel ja ma arvan, et see hind on seda väärt. Ehk siis selle komplekti anname renti teile 12 € eest ööpäev. Nojah, pilt selge, aga tundub, et mul on kodus ka mõned piirliistud veel panemata, et peaks mõõdud ära võtma ja siis siia tagasi tulema.